Õppimine ei saa läbi hetkel, mil koolidiplom taskus. Õppimine kestab terve elu, osaliselt teadvustatult ja osaliselt mitte. Henry Ford ütles kunagi, et igaüks, kes lõpetab õppimise, on vana, olgu ta siis 20 või 80. Kui minu eelkõnelejad rääkisid teile formaalsest ja mitteformaalsest õppest, pigem noorte inimeste kontekstis, siis mina tahan teile rääkida mõistest lifelong learning ehk elukestvast õppest ja rääkida just sellest, kuidas ka täiskasvanud inimesed saavad ennast pidevalt täiendada, juurde õppida ja arendada. See võib toimuda formaalse hariduse raames, minnes näiteks 40-selt teist magistrikraadi omandama või mitteformaalse hariduse raames, käies kokanduskursustel või informaalse haridusena, maailmas ringi reisides, uusi põnevaid riike ja kohti avastades. Nüüd te võite küsida, et miks üldse peaks pidevalt õppima? Et meil kõigil on ju üsna kiire. Käime tööl, meil on lapsed, 100 muud asja veel ja see kõik võtab ju aega ja on võib-olla tüütu. Aga mul on teile hea uudis, et elukestval õppel ei ole tähtaegasid. Mitte keegi ei ütle, millal te peate omadega nii-öelda valmis olema. Enda pidev täiendamine on oluline ka sellepärast, et püsida tööturul konkurentsivõimelisena. Mulle tundub, et Eesti inimesed ei ole alati enda nii-öelda müümises väga osavad. Tehakse küll asju, aga tihti ei mõtestata enda jaoks seda kogemust läbi, ei analüüsita ja seetõttu ei osata ka potentsiaalsele tööandjale seletada, mida on tehtud ja miks ja mida selle käigus on õpitud. Täiskasvanud õppes on selline termin nagu ennastjuhtiv õppimine. Ennastjuhtiv õppimine tähendabki seda, et täiskasvanud inimene mitte ainult ei tee asju, vaid ta justkui vaatab ennast kõrvalt ja mõtleb läbi, miks ta midagi teeb, miks just praegu, miks just sellisel viisil, kas ehk peaks hoopis tegema midagi muud ja kui selgubki, et peaks tegema midagi muud, siis ta on valmis ümber orienteeruma ja tegema midagi muud. Kui sa oled praegu noor inimene ja minu juttu kuulanud, siis ei tasu mõelda, et elukestev õpe, see on midagi, millega ma hakkan tegelema tulevikus, kui ma olen vanem. Tegelikult tasub juba praegu kõik oma kogemused ja oskused kuhugi salvestada ja kirja panna. Hea moodus selleks on noortepass. Noortepassi saad panna kirja kõik noorteprojektid, mida on toetanud Euroopa noored ja kus sa osalenud oled. Ning minna sellega oma tulevase tööandja juurde ja näidatagi just nimelt, et sa ei ole mitte ainult asju teinud, vaid sa oled ka aru saanud, miks sa neid teed ja mida sa oled nende tegevuste käigus omandanud, milliseid uusi oskusi ja teadmisi. Aga nüüd veidi konkreetsemalt. Millised võimalused ikkagi on täiskasvanud inimesel ennast harida ja midagi juurde õppida, kui ei taha minna uuesti koolipinki nühkima? Kõige ilmselgem võimalus ehk, ja millest ma olen palju ka rääkinud, on erinevad koolitused, mida rahvaülikoolid pakuvad. Rahvaülikoolides saab õppida sisuliselt kõike, alustades fotograafiast ja keraamikast, lõpetades lilleseade ja rahvatantsuga. Enesetäiendamisest huvitatud täiskasvanutel soovitan uurida ka sihtasutus Archimedes pakutavaid võimalusi ja eelkõige pean silmas Grundtvig programmi, mis on suunatud just täiskasvanutele ja mille raames saab näiteks osaleda erinevatel seminaridel ja koolitustel. Kui sa oled noor või noorsootöötaja, siis Euroopa Noored pakub samuti väga palju huvitavaid seminare, koolitusvõimalusi ja kõike muud. Võimalusi end arendada on lõputult. Maailm muutub väga kiiresti ning nutikamad meist hoiavad meele värske kogu elu.